metsad põlevad, saksad surevad, mets ja maa saavad meitele ja meid. Sõbrad, sellise ägeda lauluga alustame siis järgmist videot ja kui te nüüd nägite seal mäe otsas mingisugused linnuse selline makett ja teate, kus me oleme Väimelas, mitte Väimelas, vaid Parksepas. Me käisime, ma ütlen ausalt, vaadake saadetega niimoodi, et me tangiga käime mööda Eestimaad ringi ja näiteks Kagu-keskuse kõrval oli siis märgitud, et välijõusaal või jõulinnak või mis iganes. Aga sellel olid mingid lõuatõmbekangid ja rööbaspuud ja oligi kõik. Ja kui sa hakkad nagu sellest saadet tegema, ma arvan, et ei viitsiks seda vaadata. Ja siis me läksime Väimelasse. Aga Väimelas oli kuupi taga olid need rohelised masinad, mida me oleme nagu nii palju ketranud. Ja võt see ongi see, et kui mingi Väimela inimene ütleb, et aga nagu miks te ei filminud seda, et mis harjutusi ja mida teha, siis me tegelikult täna juba ühes kohas, see oli Võru kesklinna kooli hoovis, olid need samad masinad. Me tegime sellest juba video, nii et vaata Võru kesklinna kooli videot ja väga paljudes teistes Eestimaa nurkades on täpselt samad rohelised masinad olnud nagu Väimelas. Nii et midagi ära jäänud Väimela rahvas, et kui te tahate oma masinate kohta rohkem infot, siis vaadake meie teisi videosid. Aga vaata, mis siin Parksepas on. Siin on isegi vasara heitmiseks on siin võrk pandud. Ma ausalt andke mulle sõbrad andeks, kui ma ei oska teile öelda, kui tugeval tasemel on Parksepa vasara heitmine, aga selline konstruktsioon, see peaks olema vasara heide või kuulitõuge. Et samas nagu jalka muru platsi peale, eks ta lõhub seda mulda, aga eks nad on ise selle paika pannud. Siin on veel, seal on veel kõrgushüppe matt on olemas seal, siis on seal veel vist mingi kaugushüppe asjad tunduvad, et on päris korralik staadion ja muidugi väiksed mini need jalka väravad ja võrgud ja me nägime noori, me arvasime, et ratastega sõitsid, et Parksepa noored tulevad nüüd kõik siia trenni tegema, aga kahjuks siia nad ei jõudnud. Küll aga Omni Gym on nüüd see masinapark, mida me tegelikult oleme näinud päris paljudes erinevates Eestimaa nurkades. Võrus me vist ei näinud Omni Gym, ma ei mäleta, mis gym see oli, kus me olime Meegomäel, seal Kubi hotelli juures. Aga neid masinaid me Võru linnas ei näinud, aga meie hinnangul, mina võin küll öelda, et ühed parimad välijõusaali masinad üldse. Ja aga me järjest, ma ei tea, alustame sellest samast siin, mis siin on, mida siin teha saab. Päris mitmetes Eestimaa välijõusaalides on just need samad pingid. Aga kordamine ei tee halba, ma lähen natukene siia poole ja see sama. Liigud alla ja tõused üles. Alaselg töötab, isegi kui sa sellises asendis oled. Näiteks võtad nutiseadme, oled sellises asendis, siis tegelikult see alaselg on sul nagu ilusti pinges, tuhara osa on pinges, saad endale pringikannika, loomulikult alaselja selline tugev toetus ja treening, et väga hea asi, hästi sujuv, mitte midagi halba öelda ei ole. Siis on siin muidugi rööbaspuud. Rööbaspuu on nüüd siis see veerööbaspuu, mis tähendab seda, et ma saan siis treenida. Nii käe tagaosa, küünarnukid on keha lähedal, ilusti alla ülesse. Kui ka siis rinda rohkem, küünarnukid on kehast kaugele eemal. Selle puhul on hästi olulisel kohal muidugi ka sinu kehakaal. Kui see kaal on suur, siis on muidugi raskem seda teha. Kui sa oled kergemas kaalus, on seda rööbaspuud lihtsam teha. See on nüüd see pink, mille osas ma olen natukene kriitiline. Teisest on hästi tehtud kõik, näed, sa paned jalad siia taha, sa lähed siia ja tagasi ülesse. Väga hea on ju, aga ma ei tea, ta nagu kõhulihase jaoks on nagu oluliselt võib-olla selliseid lihtsamaid ja paremaid harjutusi, et see ta on nagu välja mõeldud, aga ta jääb nagu selliseks, nende puhul, kes on sellised tugevamad tegijad, jääb see kõhuosa kuidagi, ta on selline mugav kõhuliha, see pink, aga see kõhuosa ta ei saa nagu korralikku koormust. Ma ütlen, et kui sa näiteks siit samast võtad jalad üles või teed näiteks sellist asja, siis see kõht saab palju parema tulemus. Enne kui me nende 3 masina peale läheme, vaatame selle pingi ka üle. Siin on nüüd jällegi, nagu sealgi on rööbaspuu võimalik teha. Sa lähed siia ilusti. Sa lähed alla ja liigud üles. Väga hästi Triits töötab, Triits tänab, ütleb peremees, kurat, sa oled kihvana. Ja järgmisena, mida ma sulle siin näitan, on kõhulihas. Kõhulihase pink. Nii, siia ja ilusti. Jalg võib olla põlvest kõverdatud, töötad niimoodi, vaatad sinna Parksepa kooli poole
ja see peaks olema koolimaja, ma vaatasin enne, et uurin, aga minu arust oli Parksepa koolimaja hoovis. Kõhulihas töötab väga hästi, kõik, ainukene miinus on see, et sul siin see padja osa on, võiks natukene olla nagu pehmem. Siin kõik võimalikud tõmbed, lõuatõmbed, kitsad tõmbed, ma ei hakka seda näitama, aga vaatame kohe selle asja üle. Siin on jäetud, vaadake, kui tavaliselt on nii, et metsa alt otsitakse prügi sees on mingid sekid või asjad, kelle oma see on. Siin on keegi mütsi jätnud. Ja vaadake, mütsi peal Elva kerge jõustik. Elva kerge jõustiklane, saad aru, tal oli juba nii läbi omadega, et naine helistas, ütles, kuule, kas sa praekartuleid tahad, tule koju mees. Tulen. Ja vana lihtsalt läks minema, ta jättis oma selle Elva kerge jõustiku mütsi siia. Ma panen ta praegu siia kuhugi, panen ta siia peale, ma panen tegelikult pärast siia tagasi, sellepärast, et ja tegelikult, kui sa nüüd vaatad seda pinki, siis üllatus. Aga ma nüüd alles, me teeme saade niimoodi, et ega me väga ette ei valmista. Me tuleme kohe peale ja siis täpselt nii nagu inimene, kes siia saali tuleb, mida tema siin näeb. See on nüüd tegelikult ratastooli inimestele. Ratastooli inimestele, siin ta on olnud, teinud tõmbeid ja võrdlemisi suure raskusega. Selja lailihase tõmbed, et sellist asja, sellist luksust, et ratastooli inimestele on selline võimalus siia tekitatud, ei näe igal pool. Et siin ta saab seda seljaosa teha, miks mitte. Raskust on ka siia päris korralikult pandud. Ja vot see on nüüd see pink. Vaata, näita nüüd tank. Seda ja seda, 2 pinki nagu on. Loomulikult võiks nagu jaurama hakata, et no võiks pinki rohkem olla ja mis iganes, aga kui sul on need 2 pinki, siis tegelikult sa saad teha ära kõik lihasgrupid. Ma alustan isegi võib-olla sellest, jalgadest. Jalapink. Nii. Võtad õlgade laius argseisu. Liigud alla ja liigud üles. Liigud alla ja liigud üles. Korralik sügav kükk, jalalihase baasharjutus. Ma võtan natukene raskust vähemaks. Siin on mingisugune vend on pannud siia peale mingi 60 kilo. Et ma olen alati öelnud, et kui ma näitan neid harjutusi ette, ma võin olla kui kõva tasemega tahes, aga kui sa ikkagi ei ole sooja teinud, siis ei ole mõtet hullu panna. Et pigem kergema raskusega näidata tehniliselt õigem, siis aega nähkima, puhkima ja sellise palava ilmaga tõmbab selja märjaks hästi ruttu. Nii, mis veel? Väljaasted kindlasti. Ühele jalale väljaaste, teisele jalale väljaasted näiteks. Siis on võimalik varvaid. Varvastelt siis üles tõusta, kannad maast lahti on siis säärelihas, varbad koos, kannad koos, erinevad variandid. Et need võimalused on siin kõik olemas, plussis on ka see osa, õlasurumine. Õlasurumine siis on võimalus teha ka õlatõmbeid. Küünarnukid tõusevad kõhaga ühele joonele, siis õlalihas, õla esiosa, trapets, õlaringe näiteks, trapetsid, miks mitte. Ja siin saab teha ka biitsepsit, hopp ja tagasi. Lähed natukene tahapoole, hopp ja tagasi alla. Sellised võimalused on selle pingi peal. Ja vaatame teise pingi ka üle, selle pingi vaatame üle. Siin on neid võimalusi siis vähemalt mingisugune 6-7 erinevat varianti. Põhiline, mida siin tehakse, on siis lamades surumine. Lamades surumine rinnalihasele, aga siit saab teha ka päris suure osa tööst ära kõikidele teistele lihasgruppidele. Vaatame need võimalused üle. Esimene võimalus, näed, siin on puhas kate, ära ei määri midagi. Lähed siia ette ja jõutõmme. Sa lähed alla ja lähed üles. Lähed alla ja lähed üles. Leiad selle õige nurga enda jaoks, siis on seljatõmbed. Ette, tõmme. Näed sellised tõmbed. Sa võid ka siit kitsamalt hoida. Tõmme. Siis saad teha universaali. Sa lähed alla, tõmme, alla ja üles. Siin töötab siis selg. Jällegi ma võtan natukene raskust vähemaks. Näitan ära need teised variandid ka. Siis kindlasti õlasurumine istudes. Tegelikult, kui sa oled ka sellise nurga all, siis on see näiteks õla esiosa ja rinna ülaosa. Miks mitte? Samamoodi. Ma proovin niipidi. Hästi. Ja põhimõtteliselt saab siin ka õlatõmmeid teha. Saab ka trapetsid teha turjalihast, kas õlatõsted või õlaringid.
ja saab teha ka, oota, ma vaatangi niipidi kitsalt. Biitsepsit. Nii, mis sa siin veel teha saad? Näiteks jalgade tõstmised. Siis sa saad siin teha veel triitsa surumist. Siis sa saad siin teha veel kätekõverdusi, mingid selliseid variante, universaali. Väga palju erinevaid harjutusi. Sõbrad, Parksepa saal, välijõusaal, superluks, müts maha. Need harjutused, eriti need, mis me 2 masinaga teile näitasime, väga head lahendused, kõik lihasgrupid saate ilusti läbi treenida. Ja muidugi, tank näitas mulle, noh, muidugi, lamades surumine. Surud ja alla. See on isegi ju selle masina põhifunktsioon lamades surumine. Kuigi ma ütlen omalt poolt, et kõik need teised harjutused, mis ma näitasin, ei ole mitte kehvemad. Väga palju häid võimalusi, masina on hea jooksuga. Nii et kasutage seda, selle masina puhul võtke kõik võimalused ette ja te saate väga suure töö ära teha. Meie poolt teile soovitus. Vaadake, jälgige meid. Visad vennad täna olid Kubi hotelli juures mingid poisid. Kuule, me oleme teie saadet näinud, et jumala ägedad, kuidas te siia sattusite Kubiasse ja sai nagu palju infot nendele edasi antud. Et sellistes väikestes kohtades viimase ööpäeva jooksul ma olen käinud väga paljudes erinevates kohtades ja see koht oli nüüd üks sellegi tõsine üllatuspomm. Väga vinge. Et ma arvan, Väimela inimesed võiksid siia trenni tulla, et see Väimela välisaal on natuke tagasihoidlik. Aga sõbrad, visad vennad, laigid, siis kindlasti kommentaar juurde, kui on midagi sellist, mis on vaja nagu täpsustada. Ja kutsuge meid erinevates kohtadesse, aga ärge niisama kutsuge, et tule meie saali ka, noh, nagu Väimela see kutsuti, seal ei olnud aga midagi. Et kui on mingid sellised atraktiivsed saalid või kohad, siis me oleme alati hea meelega tuleme ja külastame teid. Aga teile me soovime ägedat mõnusat suve jätku, rohkem päikest, rohkem liikumist, avastage seda Eestimaad. Teiega näeme juba järgmises videos, olge tublid!